Saame. Tere tulemast, Rakett alustab. Teeme siis klassikalise London sessioni analüüsi kõne. Esimene asi, kuidas saada üldse teada, et kas mingitel kellaaegadel midagi hakkab toimuma, kõige lihtsam, Forex Factory lahti. Ja tegelikult nagu täna me näeme, uudised on nii mõndagi, küll aga ükski nendest ei ole siis punase kaustaga, ehk siis väga nagu high impact. Aga see ei tähenda seda, et action'it ei toimu, kui me vaatame kellaajaliselt USA dollarile, siis tegelikult väga põhimõtteliselt iga poole tunni tagant tuleb mingi uudis just overlapi ajal ka, kus me teame, et tegelikult turud on kõige volatiivsemad, siis sellepärast, et korraga on turul nii London session kui ka New York. Kaks siis kõige suuremad korraga, ehk siis kindlasti New Yorgi ajal me hakkame nägema teatud volatiivsust. Nii, suurest pildist, mida mina hetkel näen, mis dollari indeksi peal toimub, on siis siuke korralik liquidity run, retracement siis kogu sellele move'ile, millega me siis põhjustasime siia allapoole meile rohkem liquidity't, eks ju. Seda alumist otsa ma hetkel ei hakka vaatama, kuna ma olen hetkel, mina olen bullish dollari puhul ja esimene selline reaalne target cap, kuhu tahaks saada seda hinda, ongi siin 72,7 ehk siis meie kogu see weekly imbalance fill ja ühtlasi ka siuke väga ilus institutsionaalne retracement siis 78,88. Nüüd daily pealt ainuke asi, mis mulle silma jääb koheselt, on nüüd siin see täiesti unfilled market cap. Kellel on mingi teise brokeri data, võib ka confirmida, kas tal on ka siin market cap või niimoodi. Ma isiklikult olen seda kasutanud väga pikalt, aga mulle meeldib, kus kohalt see cap on, see üks minu nendest targetitest. Nüüd 4 tunni peal, üldse tegelikult daily 4 tunni peal, me oleme ikkagi väga bullish, ütleme niimoodi, siit samamoodi, kui me hakkame vaatama neid price action'id, kuidas me oleme tulnud, meil on ikkagi konstantselt, me näeme, et see turg on väga bullish, nüüd väiksematel timeframe'idel. Me oleme veel suutnud siis, ütleme niimoodi, sellest mingi mini counter trendist ka nüüd läbi tulla, ehk siis mina isiklikult ootaks, et TIX tuleb ülesse poole. Nüüd selle trade setup'i leidmisega on natuke keeruline, sest nädala alguses, kui me olime veel siin, mis kuskil siin around, oli tegelikult pilt väga selge selles mõttes, et meil oli ülikorralik liquidity, me olime super bullish. Ainuke asi, mis jällegi oli nagu näha, et see alert, mis mul siin ongi veel esmaspäevast reaalselt, ja kahjuks ei hittinud ära, ta ei tulnud nii sügavale, ta pani kohe minema. Aga ma tunnen hetkel, et see oleks täiesti reaalne koht, kus ma ei tahagi tegelikult alerti ära võtta. Mulle väga meeldiks näha näiteks, kui meie Asian liquidity jääb puutumata, eks ju. Ja me tuleksimegi, teeksime väikselise retracement'i ja siis oleks see koht ikkagi, kus ma ootaks teda ülesse poole. See kõik on muidugi suhteline, mis mind tegelikult eriti, mida ma ootan kõige rohkem on ikkagi see Londoni enne ja siis tund aega umbes seda sessioni price action'it, kui me tõesti hakkame nägema, et meie Asian liquidity on siin on ja varasemad institutional candle'id, meil on väga filled price action suund, minu peas on teada, mina olen bullish ja me näemegi ikkagi agressiooni Londoni alguses, kuidas manipuleeritakse läbi Asian liquidity, Asian low'ide siis tegelikult see on juba ka väga hea indikatsioon, et ma tahaks Euro-Usti peal või siis GBP-Usti peal või siis Usti peal leida samal ajal siis vastand tehingut. Et see on kindlasti üks asi, mida ma ootan. Ma alerti siia ei hakka panema, sest ma tean, kuna see kellaajaliselt võiks enam-vähem olla, et ainuke alert mul TIX-i puhul jääb siia, targetid siis on üleval, meie weekly imbalance, imbalance, bullish structure, hetkel on sellised mõtted, kas keegi tahab oma mõtteid jagada? Just dollari kohta. Ma täitsa nõustun sinuga. Samad nägemused. Aga see nende entry kohad, kuidas te olete, mis te vaatasite? Ka täpselt samad alad? Ikka discounted price, jah? Discounted price, jah. Muidugi risk management ja discounted price nagu. That works. Nii, arvestades kogu see info, siis liigume Euro-Usti peale üle. Ma tahaks väga, kui mul ongi see graafik ees, sest suuremad timeframe'id
on täpselt sarnased, et ma vaatasin üle ka, kas meil on mingi siuke possible divergence, kiiresti näitan teile, et näete, Eurostat näeb selline välja, Dixi näeb täpselt selline välja, nagu ta peab nägema, samamoodi Geo, samamoodi Audust, et pole hetkel mingisugust major divergence'it ka ja see nagu lisab mõnes mõttes seda confirmation, et miks turud ei peaks siis jätkama seda suunda oma trendi suunas, on ju. Ja põhimõtteliselt, kuidas ma Eurostile täna vastu lähen, on samamoodi, et mul on dollari peal see kogu informatsioon teada, mind huvitabki see Londoni enne siis see sessioni aegne price action, samamoodi mul on väga hea näha, et meil on ikkagi Asian low'id siin üleval, nagu te näete, on mul üks alert paigas, see on siis siuke esimene reaalne huviala, minu jaoks vähemalt, kus ma otsiks siis lihtsalt trendi suunas, allapoole, risk-rewardid saab väga ilusti klappima ja tegelikult suures pildis Eurostil on väga palju ruumi tegelikult ka kukkuda ja Dixi supportib seda, et hetkel jään ma sellise mõtte juurde Eurosti puhul. GU, ma panin isegi eile endale GBP USD-l ühe limit orderi ka siia alla, see sai päris täpselt, panin 150, ta on hetkel sees, mul on muidugi break evenis, ma ei tea tast mida oodata, aga ta tekitas minus ütleme niimoodi nii palju huvi, et ma panin selle limiti sinna, las ta nüüd jookseb. Aga suures pildis põhimõtteliselt sisuliselt sarnane teema nagu Euro USD-ga, et tuleb aru saada, et mis dollar teeb, sest tegelikult kõik need paarid, kui ma olen kindel, kui me kõik vaatame peale, et EU, GU, AU, meil on tegelikult üleval pool väga sellised strong targetid, millest me võiksime vabalt läbi minna, aga see võib juhtuda ka alles siis, kui me oleme breakinud meie low'id, teeme uue lower low'i ja siis lähme ülesse poole, et sellised hüpoteesid nagu EU-le panen isiklikult ka ühe alerdi siia. Siuke hea partiali koht, et väga siuke tugev struktuur, institutional movements ja tegelikult ega see, ta näeb mõnes mõttes küll healthy välja, pole sellised otseselt kiireid reaktsioone väga balansis. Ta peab ainult näitama meile bullish signe, siis see on ainult see nagu vili, et me ei võtaks seda treidi välja, nii kui hakkab toimuma igasugused break of structure'id väiksematel timeframe'idel ja nii edasi. Jõuame huvialasse samamoodi, kui dollar on nõus, siis tegelikult ma usaldaks rohkem seda Dixit ja sõidaks tolle trendiga alla. Aga hetkel jah. Ja Audust sisuliselt sama. Põhimõtteliselt ongi sama, polegi siin nagu muud kommenteerida. Väga suur Audustil on, mis on clean, on see, et tal on väga siuke ebatasakaalus price action siis, mis mõnes mõttes võiks saada filmist. Aga ma olen täiesti kindel, et me saame tänase London sessioni jooksul, kui see dollar otsustab ära, et mis ta teeb, siis selge on see, et meil on nii algu üleval nagu väga tugevat target, tuleb vaadata, kuidas see session käib ja siis vastavalt sellele nagu ka panna trade sisse, kui on sobivas kohas. Ja kullast käib Taavi üle, kuld on ka üle pika ja väga ilus kulla trade, aga oled sa valmis, Taavi? Teate pulk üle võtta? Ikka olen, jah. Mina tänan. Nicer. Hommikust ka minu poolt kõigile. Veits käiks üle kõigepealt, et mis eile juhtus. Eile tuli üks kulla trade minu poolt, aga see jooksis üpris kiiret stop lossi. Kus ta meil oli? Ta oli meil siin. Võtsin ta lihtsalt maha, sellepärast ma mõtlesin, et mis värk oli. Aga ideeliselt, selles mõttes ta mängis ilusti, ma otsisime isegi nädala alguses vist, kas siit vist buy-tehingut. Aga ma isiklikult sain see sisse, TP1 jooks ära, oligi 84 oli TP tegelikult ja ülejäänud tuli break evenisse. Aga eilne tehing selles mõttes näitas struktuuriliselt küll, ma saan aru, et me olime counter trend tehingus, sellepärast ka ma väikselt riskisin 0,5%-ga. Me olime ikkagi teinud uue low, ka siin läbi breakinud erinevatest struktuuridest, aga siis me tulime tagasi üles, vaatasime, võtsime välja need equal load. Tegelikult ta näitas ilusat accumulation nagu märki, jällegi loogilist kohast nagu bounce'isime ka eelnevast institutional alast ja tulime läbi kogu selle konsolideeriva liquidity, mis meil oli. Ja saime ka tegelikult ilusti juba 15 minuti peal break of structure ülespoole, mis oleks meid võinud tuua kas või üle nende liquiditite, kas siis vaadata seda trendline liquidityt või kuidas. Aga
ideeliselt ma oleksin targetinud siia üles vähemalt enne, kui ma oleks nagu uuesti alla sadanud. Aga it is what it is, sisuliselt Londoni algusest me hakkasime alla tulema ja enne New Yorki isegi vist kukkusime. Enne New Yorki oli see korralik kukkumine, ma ei teagi täpselt millest tuli, kas meil oli mõni uudis sellel ajal ka või. Korraks tšekkan üle. Käed ja ust, need oranžid uudised olid enne umbes samal ajal, et need võisid olla need, mis veidikene mõjutasid seda. Aga siuke päris ilusa 200 pipise dropi me saime. Kes nägi seda ära siit struktuuripõhiselt juba, et siit shortida, siis väga nice võimalus. Isiklikult olin lihtsalt buy poolel, sellepärast, et mulle tundus see accumulationina. Ja mõningate paarideks uussi ma võin pärast näidata ka näiteid, kus sellised struktuurid, kus me breigime juba 15 minuti peale eelnõu struktuuri tegelikult on väga ilusti töötanud ülespool, lihtsalt seekord ei toimunud see re-accumulation. Ja mis ikka, kui risk on timmis ja kõik muud sellega kaasnevad, siis tegelikult ei tohiks nagu probleem olla. Aga kui praegu nagu kullaga edasi minna, siis järgmine huvi alla tegelikult oligi 1750, mille me sisuliselt hittisime ära päris siia 0 punkti nii-öelda ei jõudnud, aga me ikka käisime 1750 peal ära. Ja nüüd, kui ka vaadata, siis hetkel me teame muidugi Kaspar käis üle $, et me oleme tegelikult veel bullish, aga meil on see possible, see Asian liquidity run ja võimalik, et $, hakkab täna natukene allapoole tulema nüüd nädala teise poole alguses. Et kullaga samamoodi tegelikult on päris ilusti liquidity siin ja siin veel üleval on tegelikult eilne London või üldse ma vaataks nagu targetiks seda droppi, et kus see nagu see kukkumine algas, aga suures plaanis, kui vaadata kulla peale, siis ma näen ikkagi, et tal on võimalust veel allapoole tulla. Täitsa siia isegi 1.740 ja võib-olla ka natukene allapoolegi. Ja samamoodi tegelikult on siin väga ilusad tuleviku targetid. Aga hetkel intraday osas mulle meeldib, kuidas me oleme breikinud eelnõu struktuuri, vaikselt retrace'ime siia alla, ehk siis tegelikult see break minu jaoks indikeerib seda, et me võime tulla täitmaks seda imbalance'it ja eelneva institutional candle'i vastu. Praegu ka see ala ikkagi on küllalt equal high, esiteks need juba siin ja arvestan ka seda high tegelikult täitsa vabalt sisse selles liquidity zone'i nii-öelda. Hetkel me justkui oleme peaaegu 15 minuti peal kogu selle imbalance ära täitnud, aga ka equal high siin just praegu ei silma. Aga ma leian, et meil on potentsiaalselt ruumi veel allapoole tulla, aga kui me ikkagi breigime need struktuurid, panen tagasi 5 minuti peale, kui me breigime need struktuurid ja saame ikkagi retracementi uuesti alla, siis ma usun, et kuld tänase päeva Londoni session ajal treidib rohkem üles ja siis New Yorki ajal potentsiaalne, et me võime ikkagi siit selle bounce'i saada. Aga enne ma ei teegi midagi, ma teen praegu endal nii palju, et ma panen siia endale alerdi, mis on üle nende struktuuride. Et kui ma peaks selle breigi saama, siis ma proovin selle price action'iga edasi töötada, sest et isegi vaatan 5 minuti peal tegelikult on meil need imbalance'id siin täidetud, väiksemate timeframe'idel ka väga midagi ei leia. 3 minuti peal siin midagi on, aga kas see hind reaalselt alla tuleb, ei tea. Nii et 3 minuti peal on meil ka siin juba breakout structure. Aga ma leian, et veits on veel toores, et hakata siin paisid otsima. Selles mõttes, et me ikkagi sellisime eile päris kõvasti, et ja sell side on pigem hetkel tugevam kui buy side, nii et ma oleks pigem ettevaatlik sellega ja ootaks neid struktuuri breigi confirme. Samamoodi vaatan ka kerge divergence on siin hõbeda vahel. Hõbe tegi meil higher high, kui kuld ei suutnud tegelikult uut high veel close'ida, ehk siis midagi meil küpseb vaikselt. Küllaki equal high ka siin, et ma näen tegelikult, et hõbedal on ka potentsiaal veel natukene allapoole tulla enne, kui me hakkame ülespoole praegu treidima. Ja väga nice liquidity targetid jällegi siin üleval. Ja veits jällegi, läheb välja nagu re-accumulation. Et me oleme see liquidity välja võtnud, isegi eelnevast viimast low'st oleme läbi käinud. Hetkel näitame vaikselt juba reversimismärke, aga natuke toores veel. Ja kui midagi metallide peal toimub, siis ma kindlasti annan teada, ma hoian neil silma peal. Nii, aga eilne, ma korraks vaatan, kuidas close'is üldse meil see turg. Okei, Doji, Bearish Doji.
4 tunni peal mitte mingit erilist muutust, välja arvatud see, et see eilne reaktsioon, kus siis meie esmaspäevane US30 sell-tehing tuli break-evenisse. Ma loodan, et paljud võtsid partialid ikkagi selle dropi pealt, mis me siin esmaspäeval saime. Me kukkusime mingi üle 200 pipi alla, selles mõttes väga nice juba. Ülejäänud tuli break-evenisse, küll aga ise sisenesin uuesti. Selles mõttes, et ja siit samast on ka see 450 tehing, mis oli 15. juunist, on ka siiamaani tiksub rahulikult sees break-evens lihtsalt. Parcelid võetud juba. Siit sai päris hea dropiga, siit sai parcelid võetud isegi 270 pointsi, põhimõtteliselt langisime. Siis eile Londoni ajal tegelikult ma vaatasin korra siin peale, väga ilus setup oli, kes seda oleks näinud või treidinud, väga nice, kus me siis breikisime eelnevaid struktuure, tegime uue high, retrace'isime täiesti alla uuesti Londoni Openisse, puudutasime täpselt Openit ja siis olid väga väikse stop lossiga oleksid saanud ilusa buy tehingu, mis sõitis päris hästi üles ka. Palju millest on kogusest tuli? Ja jälle 200 pippi. Nii et see oli tegelikult üks ilus treidimisvõimalus, mis eile oli, mida ise nagu ei pannud tähele. Sest et mul olid sellid sees, ma ei vaatanud nagu neid buy tehingud otseselt nii tugevalt. Ja jälle redistribution. Käisime, klappisime siis nädala alguse Londoni ja New Yorgi sessionid. Tulime siit veidikene üle, meie stop loss istus, tegelikult me saime väga wiki pealt sisse, et meie stop loss istus break-evenis täitsa siin üleval wiki sees. Käisime küll üle, aga re-entry ma sain siin kohas selle wiki sees, kui me ikkagi moodustasime need equal load siin. Treidisime uuesti ülesse ja nüüd me oleme siiamaani hetkel sell-offinud. Vaatasin ka SPX ja NAS-i, need mõlemad ikkagi konstantselt teevad higher high'sid ja higher low'sid või see price action on küllaltki nagu lihtsalt tõusvas joones, et mingised erilisi muudatusi siin pole veel. Samamoodi tunni peal ei näe mingised tugevad break of structure'id. 15 minuti peal esimene märk on, et me ei suutnud teha uut high'd hetkel veel. Aga senimaani, kuni me ikkagi vähemalt neid struktuure siin hoiame, siis ma leian, et need 2 tükki võivad veel edasi üles liikuda. Aga see divergence on nii tugev sees, et US nagu näitab reaalselt bearish jõudu juba ainuüksi vaadates näiteks 4 tunni peale, et milline reaktsioon siit eile oli. Ja struktuuriline close ka on ikkagi allpool, samamoodi siin me close'isime 4 tunni peal läbi ja meil on päris palju imbalance'it veel all, mida täita. Ülimalt equal load on ka siin. Nii et US 30 endiselt vaatan sell tehinguid. Ja suure tõenäosusega mingi hetk annavad SPX ja NAS ka alla, et hakkavad ka vaikselt allapoole putitama. Juba ainuüksi see trendline liquidity, mis siin jookseb, on siuke asi, mis karjub küllaki väljasöömise peale. Ja samamoodi meie järgmine potentsiaalne reaccumulation ala, kus me võiksime otsida uut tehingut ülespoole, on alles siin all. Nii et ega lõpmatuseni see kestma jää, et meie see bullish up trend, et üks hetk hakkab kukkuma. Lihtsalt nii palju nagu targetid allpool meil järgi tulla. Et jah, kui siin reaalselt ilusad confirmid tulevad ikkagi, et me ei suuda enam neid high'sid moodustada, hakkame järjest lower low'sid ja lower high'sid tegema, siis on ka võimalik, et meil jääme NAS-i ja SPX-i peal mingi väga nice trade'i, mis siis nagu lääger US 30 järgi jõuavad, nii et väga potentsiaalne, et me võime saada NAS-i ja SPX-iga mingised väga nice tehingud. Aga hetkel juba US 30 tiksub, nii et on tip-top. Küll aga ühe alertima setiks, mis on ülevalpool siis eilset New Yorki, on siin 3 minuti peal tuvastasin ühe imbalance ala ja see viimane redistributioni ala, et ma panengi eilse New Yorki peale, panen hetkel endale alerti, et kõik, mis jääb ülespoole seda, on potentsiaalne uus sell tehing. Nii et hoian ka selle silma peal hetkel mingised buy tehinguid ega mingisugused asju ei olegi nagu pakkuda välja. Vot, minu poolt kõik. On kuulda mind? On. Aga vaatame kähku krüptoga üle, et BTC daily peal eile sulgus siis väga bullish küünlaga, mis võttis ära siis selle weekly high ja likviidsuse ja lisaks läks veel üle 20 päeva moving average'i, mis siis ametlikult tähendab, et Bitcoin on bullish. Aga
aga ütleme, et see selleks. Lähme intraday timeframe'ide peale ära. Ja eile tuli väikse treidi idee peale ka, mis siis algselt oli 36 000 pealt, aga Wizard hommikul või lõuna ajal eile siis uuendas jooni ja siis tekkis idee, et sellest 35 850 nagu siis sellida ja stop lossi panna selle resistance'i vasta. Ja ütleme nii, et mängis siin natukene nii-öelda närvidega ja siis lõpuks tuli ikkagi üks ühele hetkel ära, et siit on 30% ma võtsin välja ja panin stop lossi break evenisse, et tegin seda suht keerulise või raske näoga, et ma ei tahaks tegelikult panna stop lossi veel profitisse, aga enam ei soovi nagu mitte midagi kaotama hakata, kui aus olla. Ja ma olen ikkagi suhteliselt bearish veel, et meil on kolmapäev käes, nädala selgroog, et loodetavasti nüüd see muutubki see swingi suund nüüd natukene siia allapoole, et me saaks kätte esiteks need targetid siin on mul alert, siis on mul alert veel siin, et ma teaks, et kui me hakkame tulema jahtima seda stop lossi, et siis ma võin ise hakata seda manageerima, ehk siis ma võin veel liigutada stop lossi võib-olla, et see trade jääks ellu. Ma ei ole veel kindel, aga see võib juhtuda selles suhtes, et ma olen saanud varem trade'i sisse, kõik on ilus ja siis võtab ikkagi stop lossi ära ja sõidab alla edasi. Ehk see liikumine võib täiesti vabalt tulla siit, kuna siin on veel nii-öelda täitmata ala. Ehk siis asi, mida tähele panna, sellepärast on, kui mul siin alert ja siis alert on siin all, et kui me hitime, siis põhimõtteliselt take profit 2, ehk siin on põhimõtteliselt 2 ühele käes peaaegu, et siin ma sulgen ka veel ülejäänud 30% ja ülejäänud 40 laseks rannida siiamaani see 32 400 ala välja, mis on siis see futuuridel cap, mis oleks siis tore, kui ta täidaks selle ära. Aga peab tähele panema, et alati kõiki neid cap'e ei täideta ära. Aga selline plaan ongi. Kas kellelgi on mingeid tähelepanekuid või küsimusi? Et ma jälgin ka ainult Bitcoini praegu, et kõik teised ETH ja XRP sõidavad suhteliselt ikkagi Bitcoini järgi praegu. Ja nii ongi. Et kui kellelgi midagi ei ole, siis nautige seda väikest profitit ja stay cool. Tänud. All right, tänud. Muidugi, tänud sulle. Profitit peab nautima. Absoluutselt. Täiesti nõus. Nagu üks äge asi on veel EURCAD, millest ma tahtsin teilt rääkida. Ühes kõnes rääkisime OPEC-u meeting või? See nädal homme. Kas see mõjutab EURCAD-i vist on ju? Ja see on oili pärast. Mul on EURCAD-i buy sees siit. See sama, kus tehing peal on. Me rääkisime ühes kõnes sellest mingi aeg. Võttis päris pikalt aega, et sinna jõuda, aga see limit sai sätitud. Igastades seest mul on hetkel. Aga ma otsin nagu potentsiaalset re-entry võimalust nagu paiks, aga hetkel ma isegi vaatan korraks nagu counter-trend nagu sell tehingut. Täitsa isegi siit kohast, kus ta meil praegu on. Ja targetiks vähemalt siia alla. Sest et see on see viimane re-accumulation koht, kus me tegime jälle uue high. Siin on meil weekly high ja kui ma suuremal timeframe'il lähen, siis need on väga-väga equal high samamoodi siin, pluss need equal high siin. Ja täitsa nagu reaalne, et see asi võib siin lennata. Ühesõnaga ma vist ilmselt teen hetkel selle, et kuna mulle see sell tehing reaalselt siit pakub huvi, siis ilmselt tuleb see kohe trade room'i ka, 10-1 risk-reward ratio. Mis ta on 5 pipsi või stop loss.
Looks solid. Minule ka meeldib. Väga aus. Davaiks, kuulge, kohtume. Ciao.